Nii, tere õhtust! Mul on väga hea meel, et te olete täna siia kuulama tulnud. Ma teen esmakordselt sellist asja nagu kohvipaus. Tegelikult ma ei tea üldse, kuidas teiega on, kas te üldse nii hilja ei oota kohvi? Minul vahepeal on niimoodi, et töölt tulen, et siis ma teen, sest kohvi on selline kohvi joomine see on selline aeg, tundub mulle nagu iseendaga ja midagi head naudid nagu. Siis ma nagu peale tööd võtan endale selle aja ja teen endale väikse kohvi. Nii, aga mõte sellist asja teha tuli sellest, et mul on teisipäeviti grupis raamatupidamine Jaana Mäomaga on küsimuste teisipäev ja seal tuligi selline küsimus mulle, et mis asjad need on, et mida see alustav ettevõtja peaks teadma. Ja siis ma mõtlesin, et kuna see vastus oleks sinna väga pikk tulnud, et mul on lihtsam teha üks väike Zoom ja siis seletada ära, millega alustav ettevõtja peaks siis arvestama raamatupidamisega. Kui ta hakkab tegema, et on ju teada, et tegelikult alguses ju kõige tähtsam asi, mis on, et sul oleks turundus paigas ja raamatupidamine, et võimalikult ruttu siis raha teenida, nähtavale saada ja et su tooted ja teenused oleks siis õigesti hinnastatud. Et sa hakkaksid sealt ka teenima ja siis saad ka endale palka maksta ja ettevõtet kasvatada ja sellepärast ongi nagu oluline, et alguses nagu juba kõik asjad selged oleks. Nii, ma ei tea, ma enne mõtlesin siin, et mis see nagu kõige tähtsam asi siis oleks üldse, mida alustav peaks teadma, on ju. Et oma kogemusest või mis mul nagu on olnud, siis kus nagu probleeme tulebki see, et tegelikult on kõige tähtsam see, et sa ei aja oma isiklikku rahakotti ja ettevõtte rahakotti segamini. Et on juhuseid olnud, kus ettevõtja siis, kui tal on ettevõtte kontol raha, maksab selle kaardiga ja enda asju ja kui on endal raha, siis enda kontol, siis sellega maksab ettevõtte asju, arveid ühesõnaga ja siis ta ei saa aru, et mis seal siis valesti nagu on. Et need asjad peavad kindlasti nagu eraldi olema. Isiklik rahakott ja ettevõtte rahakott. Ja seda silmas ka siis, kui sa poes käid ja ettevõttele asju ostad või kulutusi teed, siis peaksid sa silmas pidama, et sul endal on lihtsalt mugav, kui sa näiteks ostadki endale asju ettevõttele, et sa paned need eraldi tšekkidele. Muidugi, kui sa ei ole käibemaksu kohustuslane, võid ka ise ära maksta ja pärast majanduskulude aruande esitada ja lihtsalt siis need asjad, mis on ettevõttele, seal kuluaruandesse panna. Aga kui käibemaksu kohustuslane oled, siis selliselt arvelt, mis ei ole nagu korrektne, tegelikult sa käibemaksu tagasi küsida ei tohiks. Ja teine tingimus on see veel, et kui sa käid poes, siis paluda kassapidajale oma ettevõtte nimi sinna tšekile peale panna. Nii. Mis ma nüüd veel tšekkidest tahtsingi öelda seda, et appi, nüüd läks lõng. No näed. Ühesõnaga, probleem on ka alguses selles, et mida siis kuludesse üldse kanda. Missuguseid kulutusi ma teha võin? Et on olnud niimoodi ka, et ei julgeta üldse midagi teha, et teenitakse aasta aega tulu, aga kulutusi ei julgeta üldse teha ja makstaksegi enda isiklikust rahast need kulud kinni. Ja võib-olla alguses sa ei teagi, et mis kulutusi sa võid siis teha ettevõtte rahaga. Ja võib-olla sul algul ei olegi ettevõttel raha, sa alustad ja sul veel sissetulekut ei tule, aga sul on vaja
kulutusi juba teha, siis sa võid teha need kulutused ise, teed majanduskulude aruande, kus sa kõik need kuludokumendid siis paned kirja ja selle summa ja võtad selle ettevõtte raamatupidamisesse siis kohustusena ülesse. Või kui sa ei ole käibemaksukohustuslane, sa teed kord aastas raamatupidamist, siis kui sul tekib raha, sa võid selle kuluaruande põhjal siis endale need välja maksta. Et seda ka unustatakse ära, et kui algul raha ei ole, aga kulutusi me teeme, et võiks need tšekid ikkagi alles hoida. Et need on võimalik maksuvabalt pärast ju välja võtta. Nii. Nüüd kuludokumentidest ikka edasi. Et kui sa algul ei teagi, mis kulutusi sa siis nagu teha võid, samas nagu võiks olla see ettevõtlus või ei ole, siis hoia kõik kuludokumendid alles. Ja alati sa võid siis küsida nõu, meil raamatupidajad siin pakuvad vahepeal 15 minutit tasuta konsultatsiooni ja siis need küsimused saab alati läbi küsida või teine variant, küsidki minu küsimuste teisipäeval seal, et tegelen sellega, et kas ma võin sellised kulud kuludesse panna. Nii, kui nüüd juhtub niimoodi, et sa ikkagi kogemata maksad siis oma isiklikud kulud ettevõtte kaardiga, siis kanna see raha ilusti sinna tagasi. Ja kõige parem ikkagi, kui sa tead, et see oli tänasel päeval, siis kõige parem on, kui sa teed selle kohe. Nii. Mis siis alustaval ettevõtjal? Ütleme, kui sa töötasu endale ei maksa, käibemaksu kohustuslane ei ole, siis esimene asi, mida sa tegema pead, on aastaaruanne ja seda siis pead esitama pool aastat peale majandusaasta lõppu. Ja esimene majandusaasta võib olla siis kuni 1,5 aastat pikk. Et kui sa seal näiteks ettevõtte lood augustis, oktoobris, siis sa ei pea veel tegema aastaaruannet järgmise aasta juuniks, vaid alles ülejärgmise aasta juuniks, 30. juuniks. Ja kindlasti majandusaastaga on ka see asi, et vaadata üle, kas te siis olete, kui te ettevõtet loonud olete, et see majandusaasta ikka oleks 1. jaanuar kuni 31. detsember. Sest meil on palju lihtsam nagu arvestada selle perioodiga, mis on siis kalendriaasta, nii ettevõtluses kui ka endal. Et muidugi on teatud tegevusalasi, võib-olla põllumajandus, et seal võib-olla ongi sügisel vilja võtmine ja võib-olla ongi hea, kui majandusaasta siis lõpeb seal, on ju, ja siis hakkab nagu uus pihta. Et oleneb kõik ka ettevõtlusest, millega tegeletakse. Nii. Kui me nüüd kuludest jälle räägime, et mis siis on need kulud, mida sa siis veel lisaks võiksid hüvitada endale peale siis sellega, mis sa siis nagu tegeled, võib-olla sa toodad mingit asja, teed käsitööd, et peale selle materjali, et mida sa veel võid siis kuludesse kanda. Et kuludesse võid siis kanda lisaks, kui sa teed tööd kodus, näiteks siis võid endale hüvitada kodukontoriga seotud kulud. Ja see siis vastavalt ruumile võtad proportsiooni ja saad hüvitada siis kommunaalkulud, aga siin hulgas kindlasti ei tohiks olla laen, näiteks korteriühistule laenumakse, et sellised asjad ja proportsioon siis võtta, et kui suur pind see sinu siis korterist või majast on, see, mis on siis sinu ettevõtluse all. Täpselt samuti sa võid hüvitada endale telefonikulud, siis internet,
noh, mida sa teed, et kui sa ka tegeled käsitööga, siis sul on ikkagi vaja ka teha arveid võib-olla siis raamatupidamisprogrammi tasu ja kõik sellised, et võib-olla kui turundusega tegeled Canva näiteks, siis kõik sellised asjad, et ei ole ainult see, ütleme, räägime käsitööst praegu, et ainult see materjal, et millest ma seda toodet teen, et see on kulu, et sa võid ka panna need, mis on sinu ettevõtlusega, et milleta sa ei saaks ettevõtlust teha nagu. Et ühed on need otsesed kulud ja teised on need kõrvalkulud. Nii. Samuti, kui sul on vaja ettevõtlusega seoses oma isiklikku sõiduautot kasutada, siis sul on võimalik endale hüvitada siis 50 senti kilomeeter, kuid mitte rohkem kui 550 eurot kuus. Aga selleks sa pead teadma, et sa pead täitma siis sõidupäevikut ja sa pead olema siis ka sõiduki siis kasutajana kirjas. Ja isikliku sõiduauto siis seda kasutamist pead sa siis kord aastas ka maksuametis deklareerima, see on Inf14 peal 1. veebruariks. Seal on veel koolituskulud ja ka tervise spordikulud, et meil on võimalik siis hüvitada. Sellisel juhul sa pead olema siis maksuametis töötajate registris, pead olema kirjas kas juhatuse liikmena või töölepinguga, et saada endale tervise- ja spordikulusid hüvitada, samuti isikliku sõiduauto kasutus, et selleks sa peaksid seal kirjas olema. Juhatuse liikmena sul ei ole kohustust iga kuu endale tasu maksta, aga samas sa saad neid hüvitisi kasutada, neid võimalusi. Ja juhatuse liikmena on see, et kui sa tahad, et sul oleks kindlustus, sotsiaalmaks, ütleme haigekassa, siis sa peaksid endale maksma vähemalt seda tasu miinimum sotsiaalmaksu siis, kuidas seda öeldakse, miinimum sotsiaalmaksu kohustuse ulatuses siis. Ja see on alati eelmise aasta miinimumpalgast arvestatakse see miinimum sotsiaalmaks. Et praegu sel aastal on 886 eurot ja miinimum sotsiaalmaks selle pealt on siis 292,38. Et sellisel juhul peaksid sa maksma siis seda, kui sa tahad, et sul oleks haigekassa olemas. Töölepinguga on nüüd see võimalus, et sa võid ka töötada osalise ajaga ja sa maksadki ainult seda miinimumsotsiaalmaksu, et sa ei pea endale maksma välja seda tasu siis 886 brutos, vaid sa võid ka maksta vähem, aga sul on võimalik, aga sellega töölepinguga kaasneb see, et sa pead maksma vähemalt miinimumsotsiaalmaksu kohustuse igakuiselt. Isegi kui on palgata puhkus, siis ikkagi pead sa maksma seda. Nii. Seoses sellega sotsiaalmaksu, mis puudutab, et näiteks kui sa nüüd oled töötud olnud ja nüüd teed omale ettevõtte, siis ma võin nüüd eksida, aga kas aasta jooksul 6 kuud, ma mõtlen, 1,5 aasta, ma võin nüüd eksida, aga uurida üle seda, et riik maksab, kui sa oled seal aasta aega olnud töötu, siis riik hüvitab siis selle puudoleva sotsiaalmaksu osa. Näiteks kui sa maksad alla miinimumi, et sa maksad siis iga kuu 200 euro endale, selle pealt sa pead sotsiaalmaksu maksma, aga see ei kata seda miinimumosa, siis kui sa töötukassast võtad endale sellise tõendi tööandjale, siis sa ei pea seda miinimum sotsiaalmaksu kohustust maksma ja sul on haigekassa olemas.
Nii, mis me veel räägime? Sõiduauto kompensatsioonist rääkisime. Kodukontori kulud siis proportsiooni võtta ja majanduskuludest, siis majanduskulude aruandest räägin seda, et kui sa ostad isikliku raha eest, siis ongi, teed kas kuu lõpus või kuidas teed siis majanduskulude aruande. Võid ka kohe, kui sul ettevõttel on võimalik kohe see maksta, teed aruande ja hüvitad endale siis selle alusel kulud. Aga peab olema kuludokument, peab alati olemas olema. Nii, tervise- spordikulusid siis seal on, et 400 eurot aastas maksuvabalt saate hüvitada endale, aga peab olema ka kuludokument siis kindlasti olemas ja seda siis ka kord aastas deklareerida. Nüüd, kui me räägime natuke käibemaksust ka, et osad ettevõtted loovadki ennast kohe käibemaksukohustuslasena, et need, kes nüüd ei loo, et nendel on siis see kohustus, et kui 40 000 käivet täis saab, siis peaks ennast käibemaksukohustuslaseks võtma. Ja siin on nüüd ka see piiratud käibemaksu teema, et kui sa kasutad mingeid digiteenuseid või näiteks ongi see Canva, ChatGPT, on ju, isegi Facebooki reklaamid, kui sa ettevõttele võtad, et siis sa peaksid võtma ennast piiratud käibemaksu kohustuslaseks ja deklareerima neid. Piiratud tähendab see, et sa ainult siis deklareeridki neid arved, mis on need digitaalsed teenused, aga sa oma toodetele, teenustele ei pea käibemaksu juurde lisama ja nende pealt siis maksma ka käibemaksu. Et kui sa oled käibemaksu kohustuslane, siis sa pead esitama iga kuu 20. kuupäevaks käibedeklaratsiooni ja lisama oma müügiarvetele 24% käibemaksu ja sul on võimalik siis ostuarvetelt tagasi küsida siis sisendkäibemaks. Nii, siis on olemas sellised asjad nagu lähetuskulud. Et kui nüüd ettevõtlusega sul seotult tuleb kuhugile sõita, siis sa saad ka lähetuskuludena hüvitada päevarahad. Välislähetuse puhul siis on 75 eurot päevas ja see on siis esimesed 15 päeva, edasi on 40 eurot juba. Ja Eesti-sisesel lähetusel meil päevarahasi ei ole, kuid lähetus algab ka 50 kilomeetrit siis elukohast. Kui sa lähed koolitusele või kuhugile, siis sa saad seda lähetuskuluna endale hüvitada. Näiteks ütleme, et sul on isikliku sõiduauto kompensatsioon, see 550 on täis ja sa lähed koolitusele, siis tegelikult sa saad endale lisaks siis hüvitada kuludokumendi alusel siis lähetusega seotud kulud, kas sa siis ööbid seal ja sõidukulud ka. Nii. Maksuvabadest kuludest siis veel meil on need vastuvõtukulud, mida saate 50 eurot kuus siis ka kasutada äripartnerite vastuvõtuks siis, et see on ka maksuvabalt. Ja mis üle 50 euro läheb, siis tuleb maksta erisoodustust. Et sellised on võib-olla esmased asjad, mida peaks teadma. Nii, ma vaatan, mis ma endale veel panin, millest rääkida. Võib-olla on küsimusi tekkinud. Nii, ma vaatan.
Ja küsimus oli siis ettevõttele laenu andmine, siis ettevõte siis, ütleme, omanik võib anda ettevõttele laenu nii palju, kui vaja on. Et see ei ole nagu keelatud tegevus. Et seda võib jah. Et ma saan aru, et sa panid laenu andmine ja pärast siis maksad tagasi laenu. Kandsin ettevõtte arve pealt raamatupidaja teenuse ning 2 aasta domeenitasu. Jah, et selles suhtes, et kui sa oled alustaja, et ei tohiks karta siis mingeid kulutusi nagu teha. Selles suhtes, et kindlasti on, et kuidas see dokumenteerimine ja kas ma teen õigesti ja sellised asjad tekivad, aga jah, julgustan küsima küsimuste teisipäeval, et siis ma alati rõõmuga vastan teile. Et kõige lihtsam ongi kasutage majanduskulude aruande seda vormi siis kulude hüvitamiseks. Ja selle alusel siis. Aga võib-olla jah, et kui te nüüd olete ebakindel, siis võib-olla kogudagi see esimene kuu need kõik tšekid kokku ja siis võib-olla pidada kellegagi nõu siis. Sest see, mis ühel ettevõttel võivad olla lubatud kulud nagu, siis teisel üldse ei pruugi olla, et see kõik oleneb, millega tegeletakse. Et seda peab jah niimoodi vaatama. Nii, aga tegelikult oli mul teile täna veel üks tähtis jutt. Nimelt nii. Nimelt hakkab mul järgmine esmaspäeval üks kursus just alustavale või sellisele isetegijale, ettevõtjale. Et kui sa tahaksid kõike seda minuga koos läbi teha, õppida siis samm-sammult selgeks teha endale need asjad, siis oleks see kursus sulle väga hea. Ja kursuse nimi ongi Isetegija ABC 3.0. See on sellepärast, et see kursus toimub juba 3. korda. Ja seekord kestab see 6 nädalat. Et kui mul muidu tegin 6 aega, siis nüüd ma sain aru, et sellest praktilisest poolest tegelikult jääb väheks. Et olgem ausad, mina õppisin 3 aastat raamatupidajaks, siis 4 nädalaga tegelikult me ei jõua nagu nii põhjalikult kõike võtta, aga me saame, sellepärast ma tegin ka 6 nädalat, aga me saame kõik põhilise asja selgeks, mida nagu oleks vaja teada. Ja ma olengi nüüd välja ka kirjutanud, mis need teemad on, siis need kulud, mis on lubatud, kuidas kajastada, palgad, maksud, TSD, käibemaks, samuti aastaaruanne, kuidas dividende välja võtta, kuidas arvutada omahind ja mõista siis üldse, mida see aastaaruanne või erinevad aruanded ütlevad teie ettevõtte kohta. Ja lisaks sellele, et me kõigest neist räägime, me vaatame tegelikult kõik üle Maksuametis ka, kuidas deklaratsioone esitada, kus erisoodustusi, kuidas kajastada, et kõik need vaatame üle, kus siis, kui dividende välja võtad, kuidas neid siis deklareerida hiljem, arvutame oma hinda ja tegelikult need
need asjad ongi alustavale ettevõtjale kõige tähtsamad. Et siin juures võiks veel turundust ka olla, aga kahjuks see nagu ei ole minu kompetents. Aga nii palju enda seisukohast võin öelda, et julgelt tulla nähtavale oma tegevustega, et siis sa jõuad kiiremini nende inimesteni, kes sinu tooteid või teenuseid vajavad. Nii, aga räägin ka natuke tagasisidest, et kursus oli väga hea just, kui oled ettevõtja, kes teeb oma raamatupidamist ise, aga raamatupidamisega varem kokku puutunud ei ole. Et siit kursuselt saab kõik vajaliku, et raamatupidamist teha iseseisvalt. Väga lahke, rahulik ja abivalmis õpetaja leiab igale küsimusele vastused. Et väga tore, et küsimustele saab hinnangut andmata vastused. Ükskõik kui lihtsad või rasked need poleks. Sain kindluse, et teen oma raamatupidamist õigesti. Et huvitav ongi, et minu arust see on täitsa loomulik, et me kõik ei pea teadma raamatupidamisest, aga ja just alustajatel ongi nii ja kes minu juurde tulevad, et ongi kõige hullem hirm on see, et ma küsin mingeid lolle küsimusi jälle küsin, et tegelikult ei ole lolle küsimusi, on lollid vastused. Et julgelt tuleb alati küsida, et pigem küsida varem, kui pärast juba küsida, et kuidas seda siis klaarida või lahendada seda olukorda. Nii, ja mul on 2 paketti, on tavapakett ja ka VIP-pakett. VIP-iga siis kaasneb ka 2 üks-ühele kohtumist, kus me siis vaatame, kui oled alustav, siis lihtsalt vaatamegi, kuidas edasi, mis ja kõik raamatupidamise üle. Kui on vaja aastaaruannet teha, siis aitan ka selle teil ära teha. Et hinnad on siis tavapakett 199 ja VIP 279. VIPis on alles ainult 2 kohta veel, aga kui on rohkem tahtjaid, siis ma vaatan oma ajakava üle ja kui on võimalus, siis võtan ka rohkem. Nii, aga täna, kuna te nii tublilt tulite osalema siia, mul on teile ka ütleme pakkumine, nimelt tavapakett 169 € ja VIP 249 ja võimalik on maksta ka 3 osas ja mingit lisa kohustust nagu ei kaasne sellega. Nii, et see 3 osas maksmine on siis, kui sa lähed maksma, siis annab valikusse seal 3 osas. Ja kus sa siis alustaja ettevõtjana veel nõu saad? Maksu- ja Tolliamet on, sealt sa raamatupidamise kohta ei saa nõu, aga sa saad maksude kohta sealt. Et kui sa ei saa millestki aru või kas selle pealt peaks maksma mingit erisoodustus, erinevaid siis juhtumeid, sealt saab väga head nõu saab. Aga kuidas raamatupidamises midagi kajastada, mingeid tehinguid, siis sealt nagu sellist nõu ei saa. Nii, ja registrite infosüsteemide keskuses saab abi siis aastaaruande esitamisel ja ettevõtja portaali kaudu. Ja kursusele, kui tuled, siis seal me teeme ka, vaatame selle ettevõtja portaali siis äriregistri, kuidas aastaaruannet esitada, mis põhiline, kuidas me bilanssi teeme, kuidas kasumiaruannet teeme, kuidas me üldse kõik kokku paneme. Et sellele kursusele ma nüüd olen rohkem just praktikat pannud, et olen 2 nädalat praktikat veel juurde pannud ja lisaks teistel nädalatel on ka 2 korda nädalas me saame kokku. Esimene on siis selline teooria ja teisel me siis teisel korral teeme ka ülesandeid ja praktikat. Et see on jah, et see on isegi võib-olla, kui sa tahad nagu võib-olla teenust isegi pakkuda kellelegi, et on väga hea läbi teha. Ja kui ka ütleme esimesel kursusel mul oli ka selliseid, kes on õppinud raamatupidamist, aga lihtsalt, et meelde tuletada ja ka oli. Nii, ja mina tänan teid täna kuulamast
Nii, ja kui on küsimusi, siis ma võin veel vastata. Jah, kui ettevõtte arvelt midagi valesti läheb kogemata, mul on endalgi juhtunud niimoodi, et kuna ma ei tea, noh, tegelikult äri ja see on ühed, aga ma maksin enda ettevõttelt, nagu maksin teise ettevõtte asja, siis tegelikult noh, teed kohe ülekande tagasi ja kõik on okei, panedki selgitusse, et sellest ei tule nagu mitte midagi, kui sa selle kohe nagu ära klaarid ilusti. Nii, aitäh, Tiiu, et tulid kuulama ja kõigile teistele ka suur tänu. Ja Veronika grupis või iga teisipäev või kui tuleb ka mõnel teisel päeval küsimus, võib panna sinna, panna sinna küsimuse, siis, et esimesel võimalusel ka vastan teistel päevadel, kui ma näen. Nii et aitäh veel kord ja ootan teid osalema.